superema Anu Lill on superstaar. Sellepärast, et tema ärkab hilja. Nuti ema on täitsa väsinud, sellepärast, et ta on ju nii kaua oma telefonis toksinud terve õhtu pikalt. Ja sa oledki väsinud ju siis. Ja ei jõuagi süüa teha hommikul vara lastele. Aga sellest ei ole mingit probleemi Nuti emal, sellepärast, et temal on tehtud kõik asjad kodus ise teeninduseks. Sel ajal, kui lapsed juba agaralt õpivad majandustegevust food truckiga. Ja see on siukene kena aparaat põhimõtteliselt, millega on võimalik teha nii kohvi, teed, burgereid, popcorni. Ja see on nagu integreeritud põhimõtteliselt igast august midagi tegema. Meil on siin näha auk siis, millest saab, palun ärge segage võtteid, filmivõtteid. Üldiselt on niimoodi, et näljasemad näiteks pidupäeval, kui on lips juba lõdvaks lastud, aga tuleb tordisöömise aeg ja on vaja alles põhjasid küpsetama hakata, siis iseenesest on võimalik näete sellise integreeritud ahjuga teha valmis üliedukalt ka tort. Spetsialistil. Mina ei ole küll spetsialist tordialal, aga ütleme nii, et kõik võimalused ja tingimused on loodud iseteeninduses. Vaatame, kas me saame täna käivitamisega hakkama, sest hommikul me proovisime 2 pliidiga teha praetud vorsti, aga meil ei õnnestunud. Tule sõidan nüüd siia. Jalad ülesse ja mine vala ruttu siia panni peale natukene õli enne kui... Ma ei tea, mis on natukene. Natukene on natukene. Kuna ma olen värske Nuti ema alles, siis ma pidin küsima nõustamisrobotilt abi, et teada, kui palju on natukene ja kuidas seda siis selgitada oma Nuti lastele. Sellepärast, et nagu vorstid olid tõesti ohus, et nagu jäävadki praadimata, sellepärast, et me ei tea, kui palju õli tuleb panna. Sellepärast, et natukene on ikkagi segane värk. Noh, aitab küll. Tuleb juurde. No see on ju natukene. Ei ole vä? No appi, sa lõiksid vorstid valepidi. Ja meil on kella peale minek. Meil on siuke kriisiolukord, sellepärast, et kell 12 hakkab perepäeva pidu ja meil on ikka veel kõhud tühjad. Noh, see tähendab seda, et nagu hommikusöögiks on vaja ruttu praadida pannitäis vorste, sellepärast, et nagu kõik tahavad ju sooja vorsti, mitte külma vorsti närida. Ja järjest tulevad probleemid. 1, 2, 3. Seda pidi poolega, ma mõtlesin teisi pidi. Aga no meestel ja naistel ongi kogu aeg kommunikatsioonihäired. Nüüd ma ütlesin ühe sõna, mis on nii keeruline, et ma pidin nüüd guugeldama hakkama ise ka, mis asi see kommunikatsioonihäire on. Aga selge on see, et kõik probleemid sellest tekivad. Ja ma pean tunnistama, et mul on endal üks kommunikatsioonihäire ka. Millel on ma neid vorste praegu? Mida neid küll süüa ei taha? Tule siis praadima! Mida sa jälle ei jää? Mis ei, ma ütlesin jaa, ma tulen. Ütlesid vä? Nii. Teeme siia siis. Teeme nad veel väiksemaks siis. On ju, siis saab palju rohkem lapsi süüa. Muidu on niimoodi, et ainult 2 last söövad vorsti. Aga nüüd saab 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 last. Meil on terve lasteaed saame ära toitlustada juba, sest vorste tekkis nii palju juurde. Probleem on selles, et mina tegelikult kodus süüa ei tee. Teeb hoopis minu mees mulle süüa, aga kui on lapsed külas, siis ta nii suures stressis, eriti ürituse ajal, et ta ei taha meist mitte midagi kuulda ja seekord käskis ta meil endal siis söögid valmis teha hoopis. Aita mind nüüd. Soojaks äkki minema. Kindel vä? Lihtsalt lükkad sisse. No mina ei teeks, ükskord läheb. Lõunaks on valmis, ma arvan. Aga sul on aus. No tõepoolest tegelikult võiks natukene ju kangem olla. Kuidas? Vaata, läks. Aga nüüd, kui kõrbema hakkad, siis sina vastutad. Nii. No 9 paned minema või? Tavai, viska see peale nüüd. Ruttu, meil on. Ma olen küll pingeseisundites harjunud töötama, aga seekord on kriis, sellepärast, et lapsed keelduvad ilma sooja
vorstita ja pliidid ei tööta. no nüüd läks päris välja ju. jah, kuna sa paned tööle no, ja ma ei saa seda tööle enam ei luppe. no ju siis on mingi lapse lukk peal, näed. Mida pekki, kuidas on võimalik, et nagu ei tööta lihtsalt me asjad? reaalselt oleme nii targad. Õnneks ma saan küsida abi robotilt, et mida teha siis, kui meil on kriis käes. Ja ma leidsin lahenduse. aga võta korra välja uuesti, näe, vaata, tavaliselt aitab restart. see, pluss. Vau, restart aitas. Ja selliste kriisisituatsioonide pärast tulidki head ideed ehitada food truck, sest see ei ole mitte esimene üritus meil selline. Esialgu. Aga no lõpuks said kõik söönud ja vorstid praetud. Nii, oota, nii, ausalt öeldes. Mul pole aimugi, kuidas see asi siin töötab. Issand jumal, mingid nupud käivad. See meenutab mulle rohkem pesumasinat. Lapsed, olete kindlad, et see töötab ikka või? Oota, aga vaadake, äkki meil ei ole juhe seinas. Ja ongi niimoodi. Ennem kasutamist soovitan toppida seina juhtme. Ja mitte lihtsalt seina, vaid hea oleks, kui te leiaksite siukse seanina, millel on 2 auku. Ja sinna ärge toppige oma sõrmi, vaid pistke see... See ei lähe! Ma vist sain elektrit. Ai, vist ei saanud ikka. Mul lihtsalt sõrmed jäid vahele ja ta ikka sisse ei läinud. Päris raske on see pistik. Ma oskan. Sa oskad, no näita. See on päris palju... papi pupi. Anna siia. Ei. Ma hoian nii kaua. Ma ei või süüa või? Ei, sa ei või. Hea küll, ma pean nüüd ühe käega filmima ja teisega hoidma jäätist. Ja nüüd, mis sa tahad? Kuulge, mulle läkski seinama. Seda Sa hammustasid mu jäätist. Ei, ma sain tema omast. Tema oli mul täna siuke sõber, ütleme nii. Ta andis mul jäätist, see oli sõber mul. Tema ei peksnud. Ma olen ka sõber. No aga miks sa mind peksad? Nii, kuulge, vaadake, kas meil lähebki tordi tegemist. 12 on kell. Kas kell on 12? Meil hakkab pidu. Huvitav, et nagu kõik on lahkunud. Äkki on kell vale. Mis kell on, lapsed? Keegi ei tea, mis kell on. Järelikult usaldame. Ära tee nüüd! Ahju kella. Minu nõustamisrobot uurib, kuidas mul läheb. Ja ma olen väga optimistlik, sest ma tunnen, et mul läheb hästi. Ja ta küsib, et mis mu plaan on. Ja ma ütleks, et aitaks nüüd ise kedagi. Sellepärast, et kui mina ju saan hakkama, siis miks teised ei võiks saada hakkama. Ja ma otsustan, et ma lähen ja tutvustan oma food truckiga teistele lastevanematele. Ja mul õnnestus saada pliidile põhimõtteliselt hääl sisse. Ja ma olen nii õnnelik, sest ma tunnen, et mu missioon on täidetud. Ma olen teinud iseteenindus food trucki ja see teenindab ennast ise.